No nii, peaksime oma otsaga kohe jõudma laivi. Näen siin mõnusat staatuspaari kerimas ja jätkame oma laivide sarja. Tänaseks külaliseks on Marika Juusu, kes on päris hea ja rikkaliku turundustaustaga, aga kõige muu hulgas ka Mosta ärikooli lektor ja loeb päris mitmeid erinevaid põnevaid asju. Aga ma ei arva, et kõik on Marika võib-olla taustaga nii põhjalikult tuttavad või tutvunud, et äkki sa saad paari sõnaga endast rääkida, et mis on su taust või kus sa oled tulnud ja kuidas sa oled jõudnud turunduseni ja kaua sa seda teinud oled? Ja mul sai alguse, minu tööelukarjäär sai alguse tegelikult müügiga, sellise aktiivse müügiga, see oli oma 20 aastat tagasi, kui oli veel selline tore koht nagu Kadaka turg, tallinlased võib-olla teavad, vanema põlvkonna, või ütleme nagu natuke vanem põlvkond on kursis, kuidas neid soomlasi viidi sinna hordide viisi ja minul oli selline kohe siuke vette hüppamine, et ma tulin väiksest linnast, Võru linnast ja otse Tallinna ja pidin hakkama aktiivselt müüma soomlastele selliseid demonstratsioonkaupa, mis tähendas seda, et ma pidin siis kõnetama neid aktiivselt, nii et kohe siuke tugev vette hüppamine müügialal ja müügialal siis ma kuskil 5 aastat tegutsesin erinevaid tooteid müües, see natuke siuke ukselt uksele müük ja see andis sellise hea põhja mulle tegelikult arusaamise, kuidas inimesed nagu toimivad. Ja ega selles mõttes, kui nüüd online'ist turundades, siis kõik need tõed, mis sai õpitud nagu füüsiliselt inimestega nii-öelda turuplatsil vesteldes ja kokku saades on väga suureks kasuks ka praegu online'is turundades. Siis mul tuli oma ettevõte algas 0 ressursiga, ainukene ressurss, mis oli aeg ja sedagi oli vähe, sest et lapsed olid väiksed ja öösiti tuli tegutseda ja siis ma avastasin sellise suure maailma nagu turundus ja avastasin seda, et see on nii põnev maailm ja see kuidagi haakub minu loomusega mitmes erinevas nagu aspektis ja see oli lihtsalt selline avastushetk minu jaoks ja see avastus on siis kestnud, ütleme nii, et peaaegu 10 aastat, kus ma siis alustasin oma esimese ettevõttega, selle turundamisega, sain kõvasti peksa ja olen jätkuvalt saanud aastate jooksul, nagu turunduses ikka saab, sest turundus on lihtsalt nii suur ja lai muutuv maailm, kus sa pead ennast kursis hoidma väga paljude erinevate asjadega, eriti väike ettevõtjana, kus ongi võib-olla ressursid väiksed ja sa pead kõike tegema, kõike jõudma. Aga jah, et selles mõttes on nagu, siis olen töötanud ka turundusjuhina, nii et turundus on jah selline minu kirg, ma ütleks, et ma väga hea meelega peaaegu kogu aeg, ma ei ole sellest siiamaani ära tüdinenud sellest turundusest, et kui ma lähen raamatupoodi või raamatukokku, siis esimesed riiulid on mul ikkagi ettevõtlus ja turundus, ja sinna ma pidama jään ja sealt ma midagi võtan ja niimoodi ongi see elu siis nagu läinud, et ja nüüd viimased paar aastat siis ma tegutsen vabakutselisena, kus ma siis pakun turundusteenuseid väikeettevõtetele ja seda siis Proua Eksperdi nime alt. Et Proua Ekspert on ka siuke, me ennem siin Erkiga natuke rääkisime, selline humoorikas nimi pigem, et ei tasu väga tõsiselt seda võtta. Et ma ei arva, et ma nüüd olen kõva ekspert, lihtsalt kogu aeg on vaja õppida. Aga selles mõttes see sündis jah niimoodi, et mul õega vestluses, kus ma järjekordselt loomulikult võtsin üles turunduse teema ja hakkasin nii-öelda targutama jälle sel teemal, siis õde ütles, et kuule, sa oled ikka paras Proua Ekspert. Siis mõtlesin, kuule, väga hea, sobib. Selline brändi nimi sobib. Ja nii sai siis 2 aastat tagasi vabakutselisena alustatud turundusteenuse pakkumise teekonda. Ja Mostiga olen siis eelmisest aastast seotud ja olen siis jagamas oma kogemusi ja suur rõõm on nagu anda välja neid teadmisi ja tegelikult see sünergia, mis tekib koos koolitusel osalejatega, vastastikku neid kogemusi jagades, ongi see, mis annab ka elule endale rohkem juurde, nii et ma naudin väga ka sellist koolitamise osa. No mul on tunne, et sul on ka niisugune suhteliselt lihtne retsept, et tee seda, mida sa oskad ja tee nii hästi, kui oskad ja siis on nagu õnn tuleb automaatselt, eks ole, et niisugune permanentne naeratus. Et ma muidugi selles mõttes kiidaks takka, et mina seda eksperti väga naljana ei võta, et ma olen su CV-d lugenud ja natukene kodulehte ka edasi-tagasi kerinud enne, kui ma su täna siia kutsusin, eks, ja minu meelest on seal niisugust nagu teadmist ja tarkust küll, mida omandada.
aga tõsi on, et sa oled Most ärikoolis ka lektor ja noh, sa ei loe mitte ainult ühte asja, aga sa loed päris mitut asja, et proua ekspert sobib sulle väga hästi, on ju. Et copywriting, maandumislehed ja emaili turundus või e-posti turundus, et kuidas iganes, et meil vist kõnekeeles ikkagi, et Eesti Keele Instituudi käest me saaksime rooska, aga tegelikult kõik ütlevad emaili turundus. Et need on nagu, noh, kõik on hästi olulised, eks ole, toimiva sükse turundustsükli ülesehitamiseks, aga kui sa peaksid nad kuidagi panema, noh, mingisse pingerivisse või järjekorda, et mida sa nagu tõstaks, noh, kuidas ma ütlen, et kuidas sa nagu seda poodiumit reastaks selle oma õpetatavate asjade hulgas? Kui nüüd lähtuda ettevõtte toimimisest ja turundusest, siis ma tegelikult ei saagi neid reastada. Nad on nagu, ütleme nii, et ühel joone peal väga olulised komponendid, kõik, mida ettevõtte turunduses on vajalikud. Kui ma reastan selle järgi, mida ma ise kõige rohkem armastan, nagu mis valdkonda, siis mulle viimasel ajal on hakanud väga meeldima copywriting, mida ma olen läbinud erinevaid nagu maailma tasemel koolitusi ka ja avastanud. Loovkirjutamine on mulle alati meeldinud, aga avastades seda ka liites sinna juurde ka selle psühholoogia poole, siis see kokkuvõttes ongi see copywriting, siis see on selline nagu, ütleme nii, et minu viimaste aastate selline avastus, kui oluline on tegelikult see müügitekstide kirjutamise oskus inimesele, kes siis nagu loob seda sisu internetis. Ja samamoodi meiliturundus ilmselgelt on ju ilma selleta, ütleme nii, et saab, aga ei saa ka, et läheb kalliks ja teiseks on ohtlikuks, on ju, et meiliturundus on su enda kanal. Ja see võimalus nagu niimoodi inimestega sidet pidada, aga samas ongi, et kõik need valdkonnad, mida sa loetlesid ka, kus ma olengi öelnud, et millistel teemadel ma kogemusi võin jagada, et kõik need valdkonnad on ka pidevas muutumises, on ju, et meiliturundus samamoodi, et järjest agressiivsemaks läheb konkurent, on ju, seal meiliturunduses, sest mida rohkem turundajad ütlevad, et see on vajalik tegevus, seda rohkem ettevõtted sinna lähevad, seda suurem konkurent hakkab olema inimeste postkastides ja mingil hetkel võib-olla on jällegi vaja nagu täiesti tagurpidi käiku, on ju, et on hoopis vaja seda tiguposti hakata kasutama rohkem, on ju. No meiliturundus on jälle hästi mõõdetav, eks ole, et kohe, kui sa näed, et sul hakkab unsubscribe, siis midagi on ikka tekstis väga katki või midagi on teenuses katki või ühesõnaga sa oled kuskil kedagi solvanud kangesti, eks ole. Ja kui avamisprotsent on madal, et sa saad ka selgelt aru, et see sisu, mida sa lood, et noh, ega see väga nagu korda ei lähe, et kuskilt peaks nagu midagi muutma. No muidugi meiliturundus kogu poogu, sellepärast ega siis Erki Markus Sensemeilist on väga aktiivne. Ma olen vaadanud viimane pool aastat on tal kogu aeg mingisugused loengud ja asjad ja pressib turundajatele, eks. Et on temagi käinud meil siin rääkimas meiliturundusest. Noh, MailChimp ja Sensemaili sisuliselt on ju 2 platvormi, eks, et mida kasutavad turundajad ja noh, MailChimpist kedagi rääkima saada on üsna keeruline ülesanne, aga kodumailt on meil nagu lihtne võtta. Aga ma segasin vahele, et sa saad nüüd jätkata oma mõtet. No ja need samad asjad, mis sa enne mainisid, on ju maandumisleht, noh, samamoodi, kuidas ütelda, et kas ta on kõige tähtsam või mis kohal ta on, ta nagu ei olegi, sest et lihtsalt ilma selleta jälle ei saa ühte müügitunnelit üles ehitada. Noh, põhimõtteliselt muidugi saab, kui sa sotsiaalmeediasse ehitad selle müügitunneli, aga ikkagi maandumisleht on see koht, nagu ma ennem tõin ka näite oma müügitööst, et kui varem mul oli nagu lihtne, ma kõnetasin inimest, ma sain ta endaga vestlusesse ja selgitasin toote häid omadusi, nägin koheselt seda reageeringut, kuidas inimene reageeris oma kehakeelega, sest kõik on viisakad ütlevad, et jaa, väga huvitav, aga siis sa juba näed kehakeelest ära, et kas tegelikult ikka on huvitav. Aga maandumisleht on selline leht, mis paraku nagu ei tunne seda vastureaktsiooni, tunnebki ainult seda, kui inimene paneb selle maandumislehe, lahkub maandumislehelt, on ju. Et selles mõttes nagu maandumisleht on nagu müügimees ikkagi internetis ja väga oluline koht, kus siis veenda oma klient lõplikult tegevust tegema, mida sa tahad, et ta teeks. Nii et väga oluline komponent selles müügis ja mis seal veel ette lugesid mulle seal? Ega ma rohkem ei lugenudki, et me rääkisime e-mailist, maandumislehest ja copywritingust, aga ma isegi tuleks nüüd, noh, kuidas ma ütlen, copywritinguga me läksime mõlemad mõnusalt õhevile, ega mulle meeldib ka kirjutada, eks ole. Ja noh, visuaal on oluline, eks ole, et silma jääda, aga kui sinna taha tuleb nagu siuke keskpärane või alla selle tekst, siis noh, suure tõenäosusega inimene tegelikult seda järgmist sammu ehk ostu ei tee või ei jõua isegi su maandumislehele, eks. Et noh, see on nagu, kuidas ma ütlen, et kas sa kõnetad sihtrühma või ei kõneta ja kas sul nagu tarbijal tekib soov tarbida või siis ei teki, et ta otsib nagu
omale uut, eks ole, seda väljundit, et kes rohkem tema keeles räägib ja kellega tekib tal nagu parem side. Aga heas copywritingus on ka kindlasti mingisugune nii-öelda A ja B, mida järgides sa saad, eks oluliselt paremad tulemused, et mida nagu sina selleks A-ks ja B-ks peaksid või et ilma milleta ei saa või mida sa soovitaks nagu inimestel kasutada, et sa võid seda võtta üldiselt või võtta ka niipidi, et näiteks sotsiaalmeedias tähelepanu saamiseks ja samamoodi maandumislehel, et millega peaks algama ja kuidas lõppema ja mis seal keskel peaks olema? No copywritingu puhul ongi kõige olulisem osa, ma ütleks, et see moodustab tegelikult võib-olla mingi 78% teinekord sellest tööst, eriti kui tegemist on nagu uue sihtrühmaga. On tegelikult väga lihtne alustada, mis on turunduse üldse nagu üks suurimaid alustadesid, on oma sihtrühma tundmine ja research ehk siis nagu uuring ja copywritingu puhul kasutatakse sellist ütleme sellist võtet siis, kus sa varastad sõnu otse kliendi suust, et see research või see uuring, kui sa oma klienti hakkad uurima ja tema, ütleme tema sellist mõtteviisi kaardistama, mitte ainult seda, et kui vana ta on, kus kohas ta elab ja looma võib-olla mingit profiililehte endale sellest kliendist, mis võib-olla mõnikord isegi natukene takistab, vaid pigem lähtuda sellest, et mis on selle kliendi valupunktid, mis on tema hirmud, mis on tema emotsioonid, mis mõtetega ta uinub selle toote valdkonnas, mida sina pakud ja millega ta üles ärkab ja ühesõnaga kuidagi püüda oma kliendile nagu pähe saada. Ja õnneks on ju, et mida rohkem internetis oleme, seda rohkem on võimalik seda uuringut teha internetis, seal sotsiaalmeediagruppides, kus leiad oma sihtrühma näiteks või lihtsalt guugeldades või lihtsalt konkurentide lehtedele minnes ja vaadates, millist tagasiside need inimesed siis annavad seal, sest üks niisugune väike hea harjutus, mida võiks teha nagu selline, kui sa oled praegu, kui kuulaja praegu või vaataja on praegu selles etapis, et tal on vaja head müügiteksti, kuhu iganes, kas siis maandumislehele, meilikirja või sotsiaalmeediasse, aga tal on vaja sellist nagu müügiteksti, siis üks niisugune väike harjutus, mida võiks teha, et mine oma konkurendi lehele, vaata, mida kirjutavad tagasisideks need inimesed, kes on nagu seda konkurendi teenust kasutanud. Ja vahepeal on päris huvitav see, et kuigi konkurent nagu serveerib oma teenust või toodet ühtepidi, siis klient näeb väärtust hoopis teise nurga alt. Nii et tegelikult copywritingu nagu kõige suurem osa on ära tabada, mis on see nagu väärtus kliendi jaoks. Ja ilmselgelt vaata, me elame ju kogu aeg oma nahas ja oma nahk on ikka kõige ligemal ja päris keeruline on nagu vahepeal panna ennast teise inimese nii-öelda kingadesse, eriti kui sihtrühm on võõras sinu enda jaoks, kui sa suhestud sellega kergelt. Mul on väga lihtne näiteks kirjutada tekste iseenda sarnasega sihtrühmale, ma ei tea, emad, kellel on lapsed ja ma ei tea, mis iganes nagu tunnusjooned sarnased on kellegiga, mul on väga lihtne seda teksti kirjutada, sest ma tean seda sihtrühma iseennast, aga kui ma pean võõrale sihtrühmale kirjutama, siis see uuring on jah nagu kõige suurem ja kõige olulisem töö ja ongi, et kui sa lähed konkurentide lehele, siis vaatad, mida need kliendid kirjutavad ja võtad need tekstilõigud sealt ja kasutad neid samu termineid, neid samu sõnu, mida klient on ise oma suuga öelnud, sest see resoneerub tema enda peas kõige paremini ja lihtsalt sellest ongi sul võimalik tegelikult see copy enda jaoks ka kokku panna, et sihuke väike ühelt poolt nagu keeruline ülesanne tundub, eriti alguses võib-olla, kui hakata nagu seda praktiseerima, aga teiselt poolt nagu kasutades teatud copywritingu võtteid on nagu, teeb see elu lihtsamaks kui see, et sa hakkad nagu loov kirjutama ja imema pastakast välja, et kuidas ma nüüd suudan hästi originaalne olla. Et võib-olla copywritingus nagu põhiasjad, millega inimesed ka nagu eksivad, on see, et võib-olla püütaksegi teinekord, kui kaasatakse selliseid loovkirjutajaid või ise oled siukse lendleva sulega, et nagu mina armastan ka olla, siis kirjutada selliseid pikki ja omast arust andekaid lauseid, aga teisest küljest copywritingu kõige olulisem eesmärk on ju suhestuda kliendiga, seega see tekst peab olema võimalikult selge ja see ongi see number üks asi, mille vastu nagu tihti eksitakse, et see tekst on liiga keeruline sinu sihtrühmale, et ta ei saa aru. No ja kui inimene ei saa aru, siis on ju loogiline, et ta ei tee seda järgmist sammu, mida sa tahad, et ta tegelikult teeks. Nii et ma ütleks, et kõige olulisem on see uuringu osa, kliendi tundma õppimine. Mida mina olen kasutanud ka veel on, vaata ise kirjutades ja ise lugedes, sa tead tegelikult, mis sa oled kirjutanud ja mida sa oled öelda tahtnud.
ja see tekst läheb nagu lenneldes, eks. Aga kaks asja, et kui sa paned mingi eriti haige fondi, ma ei tea, Comic Sansi, mis juba nagu juure tasandil sind häirib natukene ja siis loed kõva häälega seda teksti ette ja kõik need kohad, kus tekib nagu sihuke väike tõrge, et need tuleks ümber kirjutada, et mulle meeldib põimlauseid teha. Aga neid on mega raske lugeda. Mina samamoodi. Et vahest tuleb mõni lause hakkida 3 eraldiseisvaks lauseks ja ümber kirjutada lihtsalt selleks, et kõva häälega lugedes oleks tekst sorav. Ja täpselt samamoodi see sama emotsioon on, et see ole nagu uue lugeja peas, et tema ei tea, mida ma kirjutada tahtsin. Nagu see tekst läheb nagu liiga keeruliseks, ta peab hakkama neid põimlause juppe oma peas kombineerima, et mida ta üldse öelda mulle tahtis, siis suure tõenäosusega näeme me lahkumist selle koha peal. Aga lähme maandumislehtede juurde edasi, et nagu sa enne ütlesid, et see on tegelikult see koht, kus raha, eks ole, ettevõttele sisse tuleb, et võib ka sotsiaalmeediasse oma teenuse või poe üles ehitada, eks ole, aga kuidagi me oleme ikkagi sellises staatuses, et täna nagu inimesed meelsamini sooritavad sealt maandumislehelt ja see annab ka natukene võib-olla rohkem võimalusi ja eriti analüütika poolelt meile, eks, et aru saada, et mis tegelikult toimub. Et mida peaks nagu silmas pidama, et luua toimiv maandumisleht, mis eesmärk on ju raha teenida, eks, et mis siis ettevõttele lõpuks raha hakkab teenima ja et sealt need ostud tuleks, mitte ei lahkutaks täidetud ostukorviga ja tšau paka ja enam kunagi tagasi ei jõuta, eks. Et mis see nagu retsept on, mis lihtsalt huvilised muudab maksvateks külalisteks? No see retsept sõltub ka nagu, mis isu sul parasjagu on, et nii nagu kokanduses on ju, et sul on võimalik nagu erinevaid isusid rahuldada erinevate toitudega, siis ma arvan, et sellist kuldset retsepti maandumislehele ei ole, aga mingid siuksed võib-olla enam levinud praktikad võib-olla näiteks see, et maandumislehel võiks olla 2 valikut. Esiteks, kas sa teed selle tegevuse, mida sa tahad, et klient teeks? Ja teine valik on see, et ta siis ei tee seda, ta lahkub sellelt lehelt. Ehk siis nagu võimalikult lihtsaks, et nagu jälle haakub selle copywritingu teemaga, selle suurema nagu probleemiga, mille otsa komistatakse need põimlaused ja see keeruline tekst, ehk siis nagu sama reegel on maandumislehel, et see oleks lihtne. Ja jällegi, et mõelda võib-olla oma sellise nagu kliendi teekonna ja tsükli osas ka, et kui see on ikkagi kallis toode, siis ilmselgelt külmkontakt seda kohe sulle maandumislehele tulles ei osta. Et sellega peab arvestama, et võib-olla nagu üks asi, millega mina ka aastaid tegelikult alguses, kui ma turunduses alustasin ja tegutsesin, siis ma panin mööda kogu aeg sellise eelarvestamisega nii rahalises mõttes kui ka ajalises mõttes. Et ikka sa nagu loodad, me kõik, turundajad võib-olla natuke keskmisest optimistlikumad inimesed ka, võib-olla, ma ei tea, kas sa arvad samamoodi? No ma olen sinuga selles mõttes nõus, et ikkagi see kuidagi oma töö eesmärgiks eeldad seda, et inimene selle ostu sooritab, et muidugi ma annan endale aru, et see on väike protsent, kes, kuidas ma ütlen, et kes nendest, kes on näinud reklaami, jõuavad maandumislehele ja sealt omakorda, eks ole, see reha käib üle ja väga paljud lahkuvad neist sellepärast, et nad lihtsalt käisid vaatamas. Et võib-olla see ost tuleb kunagi hiljem, et kui see ei ole just siuke esmatarbekaup, eks ole, ma ei tea, piim või sai või siukene, et mida sa ostadki niimoodi, et mul on kohe vaja ja kelle kuller kiiremini jõuab, et see on võitja, eks. Et paljud kaubad on ju sellised, millele tehakse kõigepealt research ja käiakse mitmetel lehtedel ja siis sõltuvalt selle lehe sisust nüüd siis lõpuks tuleb ju otsus, eks ole, ja võib-olla siis ka sellest, et kui see on midagi suurt ja kallist või midagi sellist, millega sa jääd võib-olla pikemaks elama, ma ei tea, raamaturiiul või diivan, et eriti võib-olla sukse diivani puhul, et sa tahad proovida, et okei, ma need mõõdud vaatasin ära ja te kirjutate küll, et see on nagu hirm mugav ja pehme, aga siin mitte ainult silm, aga oma keha on nagu kuningas, et kas teil see diivan kuskil väljas ka on, et ma tahan proovida siin istuda peale, eks. Et paljud need ostud võivad jõuda ka reaalsesse nii-öelda maailma, ehk mis statistikas väljendub kadunud kliendina, kellele sa võib-olla retargetingiga peksad veel mõnusalt nädalaid reklaami, on päris maailmas juba tehingu teinud ja seda sa ei suuda neid kahte otsa kuidagi kokku viia. Aga ei, ma olen seda täiesti nõus, et turundajad on optimistlikud ja ilmselt oled sa ka sellega nõus, et turundus on üks huvitav asi, mida kõik arvavad, et nad oskavad teha. Peamiselt skaalal ilus kole, meeldib ei meeldi, et ma sõbraga vaatasin, see kampaania küll eriti hea nagu ei ole, aga tulemusi vaatame, tulemused on head, et ma ei saagi aru, kus see nagu tuleb sul. Ja, väga hea näite tõid maandumislehe puhul, et kui me sellel teemal veits jätkame, et see sama diivani näide on ju, et ongi, et kui see üleskutse on sellel maandumislehel osta see diivan, siis tõenäoliselt inimesed ei tule sellele üleskutsele
ei reageeri, aga kui sa paned, et tule proovi seda diivanit, siis võib-olla reageerivad, on ju, et kui sa teadki oma seda müügitsüklit ja sa jaotad nagu need normaalseteks sammudeks, nii et ka külmad kontaktid saavad tegelikult millegile nagu reageerida, mis nendele sobib, siis tegelikult see digikanali analüütika ongi siis mõõdetav ka, kui sa annad nagu realistlikud inimestele nagu realistlikud üleskutsed nii-öelda. No ta läheb mõõdetavaks jube hästi ka siis, kui sa annad sealt digikanalist mingisuguse koodi kaasa, et tule ütle meile kood ja me anname sulle, ma ei tea, midagi kaasa, eks ole, et saad ekstra padja või mingisuguse protsendi alla või ühesõnaga midagi sellist, mida tal on põhjust nagu meelde jätta ja selle koodiga reaalselt ilmuda kuhugi, eks. Igasugused autode proovisõidud ja kõik, need ostud tegelikult sooritatakse ju kuskil mujal, eks, et isegi kui ta lõpuks e-poes ostab, siis tõenäoliselt on käinud seda vaatamas, kui ta ei ole nagu päris ükskõik, et kama 5 aastat liisingut kannatan ära. Kui hull see saab olla? Jaa, aga maandumislehele ma võib-olla annangi kuulajatele, vaatajatele ühe komponendi, mida nagu ütleme need sellised, kui guugeldada, et mis peab maandumislehel olema, kas eesti või inglise keeles kohe mitu Google'i lehekülge, eesti keeles võib-olla mõned Google'i leheküljed, tuleb sellised standard näpunäiteid niikuinii välja, aga võib-olla üks asi, mida vähe kasutatakse, mida võiks rohkem kasutada tegelikult maandumislehtedel, kaasa arvatud ma ise nagu pean seda endale meelde tuletama, on siis selline sektsioon nagu mida konkurentid pakuvad, võrreldes sellega nagu, et julgeda tuua välja enda maandumislehel ka konkurentide pakkumised ja võrrelda ennast siis nendega, sest mida kallim on toode, seda tõenäosem on, et inimene läheb, kui sina jätad selle küsimuse tema jaoks vastamata, siis ta läheb niikuinii ja guugeldab seda, kas ta kuskilt saab mingit paremat pakkumist. Ja miks siis sinu pakkumine see parem on, on ju. Aga kui sa oma maandumislehel hoiad inimest maksimaalselt kinni ja sa põhjendad ära tema peas ka need vastuväited, mis inimesel niikuinii tekivad, sest et arvestada tuleb sellega, et kõik, kes meie maandumislehele maanduvad, eesti keeles on niisugune hea sõna maandumisleht, inimesed maanduvad sinna, on tegelikult skeptilised. Nii et kui sina midagi väidad, siis esiteks tõesta seda ja teiseks räägi rohkem konkurentidest ja turul olevatest pakkumistest, et inimesel ei oleks põhjust minna kuhugi mujale uitama ja otsima seda infot, vaid ta saaks selle sinu lehel kätte, sest niimoodi sa nagu tekitad usaldusväärsest, aitad inimesel nii-öelda, vaata see on nagu see, et kui sa ise ka midagi ostad, on ju, siis me teeme küll väga paljusid ostusid enamasti emotsionaalselt, aga ikkagi me ratsionaalselt tahame ise endale põhjendada ära, miks me selle ostsime, et kui ma ostan ilusa käekotti, mis on liiga kallis, on ju näiteks, lähen koju, siis ma juba tee peal mõtlen, et see ratsionaalne põhjendus oli ikkagi see, et seal on mul nii palju sahtleid ja mul on ikkagi seda vaja, seda käekotti ja nii edasi ja see on see põhjendus, mida ma mehele ütlen näiteks on ju kodus. Et samamoodi need vastuväited peas ja need ratsionaalsed argumendid ka nagu maandumislehele lisada, et kui inimesel tekib soov seda toodet omada või teenust omada, siis tal tekiks ka kohe sinu sõnade järgi see põhjendus, et miks ta siis ikkagi peaks seda omama. See on niisugune sektsioon, mida vähe kasutatakse, aga võiks rohkem kasutada. See on tõsi ja ükskõik, kuidas me ise seda asja armastame, siis sihukese, ma ei tea, pere ja lähedaste ja sõprade jaoks me tegelikult mõtleme välja selle ratsionaalse loo, et miks just see. Ja et kui ei taha võib-olla konkurentidega mingil põhjusel näiteks ennast võrrelda, et siis alati on hea tuua välja oma nii-öelda unique selling point, eks ole, et mis on selles ettevõttes erilist või mis on selles kaubas erilist või antud teenuses erilist, et miks on see kõige parem nagu, et miks selle hinnast selle asja osta või et miks seda osta just sinu käest või anda mingi lisagarantii kaasa või tuua välja, ma ei tea, ükskõik mis asi, tasuta tarne või et kui me diivani juures juba olime, et me ei too välisukseni, et me toome selle sulle tuppa ja paneme kokku ka. Et ma kujutan ette, et kui sa seisad niisuguses lumises ilmas ja vaatad, kuidas 2 meest viskavad su diivani ukse taga maha ja ütlevad sulle tšau, et siis see ei ole see koht, mis on nagu väga, isegi kui sa oled hoidnud kokku mõnikümmend eurot, et sa tegelikult päris õnnelik selle koha peal oled. Et vahest on niisugused teenusprotsessi väikesed detailid, mis nagu loovad selle terviku. Aga kui me nüüd lähme edasi e-maili turunduse kohta, siis sa enne juba väga hästi tõid välja, et see on ainukene kanal, mis tegelikult kuulub sulle või ainuke andmebaas, millest sul ei ole ohtu ilma jääda, et kõik muud asjad võib juhtuda, et ühel päeval see ei ole enam nii ja sa ei saa seda enam sellisel moel kasutada. Et vaatame nagu, et mida üldse e-mailides, et millest kirjutada, kui tihti kirjutada, kas kasutada automatiseerimist, et kas see annab mingit edu või ei anna, et kuidas ta sobitada oma sellisesse turunduse müügiprotsessi, et mis võiks olla see on nagu see edu retsept, eks ole, sest meil
kuidas ma ütlen, et seal eduretsept ei ole see, et tee seda nagu 3 korda rohkem, siis sa müüd 3 korda rohkem, et ühel hetkel võib hakata sulle unsubscribe tulema väga palju, sest sa oled ära väsitanud inimesed oma kirjadega. Et kuidas sina seda teed? No jällegi eelkõige lähtuda sellest, et kuidas sa ise tahaksid neid kirju saada, milliseid kirju sa ise tahaksid selle toote või teenuse kohta päriselt saada, kui sa suudad ennast panna selle sihtrühma konteksti. Aga noh, jah, selles mõttes, et emaili turundus, ma arvangi, et see nagu on vaja ennast nagu kursis hoida muutustega ka, mis toimuvad, et mida rohkem nagu emaili turundust ettevõtted kasutama hakkavad, seda rohkem on vaja eristuda oma emailidega ja noh, tõesti, et see põhjus, võib-olla üks asi lihtsalt, mis on praegu nagu noh, niimoodi hoobilt nagu tuleb mõttesse on see, et kui sa alustad seda meiliturundust või kui sa oled ka juba tegemas, ja tõesti sa näed, et ütleme, see avamisprotsent on ikkagi nagu liiga väike, et siis tõesti kindlasti mõelda oma see sisu üle. Ja sest kui inimene ikkagi juba, ütleme, ükskord avab su kirja ja pettub selles, siis on ikka väga väike tõenäosus, et ta seda teinekord nagu avab seda kirja. Nii et pigem nagu panustada rohkem sellele kvaliteedile kui kvantiteedile. No siis võib-olla selline uuring, mis ma hiljuti lugesin siis eelmise aasta kohta, mida tegi MailerLite, üks meilihaldusprogramm tuhandete siis kirjade hulgas, et ka mis asi nagu näiteks muutunud, kui varem kuidagi jooksis nagu, kui sa lihtsalt guugeldad, et millised päevad on kõige paremad meilikirjade saatmiseks, siis tuleb veel selliseid blogipostitusi ja soovitusi, et teisipäev ja reede. Aga siis MailerLite näiteks eelmise aasta, ma ei mäleta, mis perioodi peale nad seda testisid, avastasid, et tegelikult kõige rohkem avati kirju esmaspäeval ja kolmapäeval. Et noh, sellised muutused nagu toimuvadki ajas, et ongi, et kui keegi ütleb, et teisipäev ja reede on kõige parem kirju saata välja, siis kõik hakkavad saatma. See tähendab seda, et konkurents läheb liiga suureks ja siis võib-olla ongi targem hoopis esmaspäeval kolmapäeval saata, mis siis nagu näiteks selle uuringu põhjal nagu juhtus. Aga jah, et sisu on tähtsam kui kõik muu, et mis on see põhjus, miks inimene mis on see tema kasu, kogu aeg nagu selles võtmes mõelda, et ma arvan, et turundaja üks selline aju peabki natuke tagurpidi töötama kogu aeg, et sa lähed iseendast välja, sa lähed selle kliendi sisse ja sa mõtled, et päriselt, mida see klient tahab. Ja põhiküsimus on what in it for me ja seda peaks nagu kliendi poole pealt küsima, et okei, saan selle kirja, aga mis mul sellest kasu on, et miks ma peaks seda üldse lahti klikkima. Ja noh, võib-olla need kirjad ei pea alati olema sellised tohutu müügisurve, et osta, et meil on ainult neid asju, aga noh, eriti teenussektoris, et sa saad anda ülevaateid või mingit statistikat ja kõike sellist muud asja, kas või ma ei tea, mingist erialast või noh, kõigest sellisest, mis tegelikult inimesi huvitab. Et ärme unusta, et Kroonika ja kõik need muud ajakirjad toimivad selle peale, et inimesed vaatavad, mis riietega lähevad vipid kuskile üritusele ja saavad meeletut klikke, eks ole, et noh, ma nüüd ei ütle, et me peaks nagu seda päris kopeerima, eks ole, aga et seda mustrit tegelikult saab tuua ka ärimaailma. Noh, kas või mingid tootevõrdlused või tooteanalüüsid või teenuseanalüüsid, teenusevõrdlused, et see on tegelikult see, mida noh, kuskil ikkagi me tahaks nagu teada, et kuidas asjad päriselt käivad või tagatuppa natuke piiluda, et kuidas see asi kokku on pandud või et kuidas teistel läheb, aga kuidas teistel sama sektori inimestel läheb. Ja. No, ise ei viitsi seda kokkuvõtet teha, aga need kokkuvõtted reeglid on jube hästi loetavad. Ja võt see sõltubki, et see jälle jõuab sinna tagasi sinna kliendi uuringuni, et mis on see kliendi peamine motivatsioon, mis teda motiveerib ja kui sellest lähtuvalt nagu sisu luua, siis tõenäoliselt ei pane mööda. Väga lahe, aga vaadates kella, siis me jõuame niisuguse kriitilise piiri peale enam-vähem, et kus tähelepanu hakkab hajuma ja me peaks hakkama kokku võib-olla võtma oma asju. Ja rääkides, mis inimestele meeldib, eks, siis no, niisugune 3 nõuannet või 3 nippi on see, mis või noh, 5 või ükskõik, eks ole, et kuule, aga kuidas need asjad käivad, et ütle mulle noh, mingisugused niisugused paar sammu on ju. Et kui sa peaks nagu sellist turundusprotsessi oma seal nagu õpetatavas valdkonnas, eks ole, kokku võtma, et mis seal nagu need 3 olulist sammu on, et teha asju nii, et need toimivad, et sa jõuad eesmärgini. No vot, need ongi nüüd siin läbi jutu juba ka kõlanud need nipid läbi, aga esimene ongi, et õpi tundma oma klienti, saa aru, kuidas ta mõtleb, mitte ainult, mis on tema demograafilised andmed, mitte see kohustuslik nii-öelda, et
kes ta on, vaid ka see psühhograafia, et kuidas ta mõtleb ja püüa suhestuda nagu kliendiga, et võib-olla see on kõige suurem osa, sest sealt lähtuvalt siis tulebki see kanalite valik ehk siis see, kus see klient nagu on ja kus sina peaksid ka olema, sest ka selles osas võib tegelikult, ütleme just väikeettevõtja, kellel on ressursid piiratud, on ju, kelle jaoks on see 100 või 1000 eurot on tegelikult elulise tähtsusega, et kas ta jõuab oma sihtrühmani või mitte, et siis ei tasu nagu oma ressursse raisata vale kanali peale ehk sellele, kus kliendid ei ole. Et ühesõnaga olla seal, kus su kliendid on ja teiseks siis pakkuda esiteks neile seda, sest ütleme nii, et copywriting ise ei ole ka ju mingi võluvits, ikkagi kokkuvõttes on see pakkumise sisu see, mis määrab, kuidas sul müük läheb. Ja see pakkumise sisu, nagu me ennem rääkisime ka, selle kokkupanemine ongi, et kas sa kannad diivani sinna maja ette või sa kannad ta sinna tuppa sisse, et see pakkumise sisu peale ka natuke rohkem vaeva näha ja mõtelda, et mis on see pakkumise sisu, sinu unikaalne müügi siis argument on ju, et millega sa eristud siis praegu olemasolevatest teenustest toodetest turul, mille poolest sa oled parem, miks üldse inimene peaks seda valima. Võib-olla need 3 asja nagu tookski uuesti pilti. Super, ma arvan, et kui neid 3 asja silmas pidada, siis on juba päris hästi, et sealt edasi saab, kuidas ma ütlen, lihvida lõputult, eks ole, ja kõik need muud kanalid ja turundussõnumid ja asjad juurde, eks ole veel. Aga mul on super hea meel, et sa rääkisid ja andsid oma ekspertnõuandeid ja kutsun kindlasti kõiki, kes ei ole veel Mostis käinud õppimas, tulge õppige digiturundust ja tegemist on küllaltki hästi tasustatud ja päris palju vabadusi loova erialaga, et igasugused võimalused kodukontoriteks ja töötamaks võib-olla mitte ainult Eesti ettevõtetele, aga ka mujale maailma on piiritud. Toksige most.ee, vaadake koolituskava, leidke omale sobiv, kui ei suuda ise otsustada, siis meil on väike erialatest ka olemas, mida läbides saab võib-olla natukene abi või toetust oma mõtetele. Tänan kõiki kuulajaid, tänan sind, Marika, ja siinkohal võtaksin mina kokku. Ja, aitäh kõigile ja head turundamist kõigile.